Nii, lugupeetud erakonna volikogu esimees, head erakonnakaaslased, rõõm on teid tervitada. Ja loomulikult ma tahan alustada tänusõnadest. Keskerakond on kohalikud valimised võitnud. Me oleme näidanud, et Keskerakond on olemas, Keskerakond on tugev. Meil on mitte ainult tulevikuperspektiiv, vaid väga kindlad tulevikuplaanid. See ei ole esimene kord, kui Keskerakond võidab, aga seekord see kindlasti oli unikaalne võit. Veel pool aastat tagasi, rääkimata sellest, et aasta tagasi keegi kindlasti ei julgeks ennustada Keskerakonna tõusu. Aga meil see usko oli alati ja täna me ei räägi emotsioonidest, vaid räägime tulemustest, aga selles valguses, et mida see tulemus tähendab ja missugused kohustused Keskerakonnal tekivad. Ja täna meie suurim kohustus on võita ka järgmised Riigikogu valimised. Ja me teame, et kohalike valimiste protsess ei ole veel lõppenud, isegi ei ole välja kuulutatud ametlikud tulemused. Me teame, et erinevates omavalitsustes veel käivad läbirääkimised, sealhulgas ka Tallinnas, aga juba praegu me peame mõtlema selle peale, mis meid ootab 1,5 aasta pärast. Täpsemalt on jäänud valimisteni 1 aasta ja 3 kuud. Miks on see meie jaoks kohustus? Sel lihtsal põhjusel, et meie loosung ummikust välja saab olla realiseeritud ainult siis, kui tulevad muutused riigis. Jah, loomulikult igas omavalitsuses, kus Keskerakond on võimul, me peame pakkuma alternatiivset poliitikat, alternatiivi sellele, mis toimub praegu riigis. Aga me teame, et omavalitsuste ressurss on piiratud ja eelkõige rahaline ressurss. Rääkimata sellest, et on piiratud ka poliitiline ressurss. Ja me oleme rääkinud sellest ka enne kohalikke valimisi, et me tuleme kohalikud valimised võita selleks, et meil oleks vajalik platvorm ja vajalik ressurss selleks, et võita ka Riigikogu valimised. See oli suur töö on tehtud iga erakonnakaaslase poolt. Suur töö oli tehtud, kui oli vaja nimekirjad kokku panna. Me teame, et täna on süvenemas väga ohtlik tendents, et tegelikult inimesed poliitikasse ei taha tulla, sest poliitika ja poliitikute imidž on kahjuks langustrendis. Ja kui inimesed, kellel on vastav ressurss, potentsiaal, haridus, ideoloogia ei soovi tulla poliitikasse, siis tuleviku perspektiivis meil ei ole inimesi, kes suudavad pakkuda lahendusi, kes suudavad võtta vastutuse ja kes on võimelised juhtida. Ja see tendents on tingitud eelkõige sellega, et ei ole usaldust praegusele võimule, praegusele riigivalitsusele. Ja see ei ole ainult ühe või teise erakonna probleem. See on laiemas plaanis ühiskonna probleem, kui ühiskonna väärikad esindajad ei soovi võtta vastutuse ja pakkuda ühiskonnale alternatiivi. Me teame, et pidite väga palju nägema vaemas selle nimel, et meil oleksid soliidsed nimekirjad. Ja meie nimekirjad tulid välja ja ka tõid meile võidu. Anneli saab rääkida pikemalt statistikast. Mina sellele tähelepanu ei pühenda, aga ma näen, et see tulemus on tegelikult palju suurem, kui oli oodata. Jah, võib-olla võrreldes eelmiste kohalike valimistega see tulemus on väiksem, aga me ei saa võrrelda olukorda, mis oli nii erakonnas kui ka ühiskonnas sellega, mis on praegu ja mis oli 4 aastat tagasi.
Minu järgmine tees puudutab meie plaane. Et kui täna meil on enam-vähem selge arusaam, et Keskerakonnal on toetus, aga teistpidi me näeme, kuidas langeb valitsuse erakondade toetus ja me teame, et kohalikel valimistel on antud hinnang inimeste poolt, siis me peame lähtuma sellest, et täna meil on antud usalduse krediit, et minna Riigikogu valimistele. Ja selleks, et see krediit kasvaks, me peame panustama eelkõige järgmise 1,5 aasta jooksul igas omavalitsuses, kus me oleme võimul. Me peame näitama, et meil tõepoolest on see vajalik potentsiaal olemas. Teine oluline aspekt, erakond, Keskerakond peab näitama ühiskonnale, et meil on ka kontseptuaalsed lahendused. Et meie suudame pakkuda praeguse valitsuse poliitikale selget alternatiivi. Üheks suuremaks probleemiks, mida ma arvan, et meie inimesed tajuvad, on see, et kahjuks praegune valitsus, praegused valitsuserakonnad ei suuda pakkuda ühiskonnale, riigile, Eesti inimestele pikaajalise kontseptsiooni, kuidas riik peab edasi liikuma. On see maksupoliitika, on see energiajulgeolek, on see toimetulekupoliitika. Ja ka sellepärast, et tegelikult me peame tunnistama, et kõik need kriisid, mis olid aktuaalsed pool aastat tagasi, aastat tagasi, on jätkuvalt aktuaalsed ja isegi süvenevad. Meil on majanduskriis ja on ilmselge, et see on tekkinud ja süveneb tänu valitsuse poliitikale. Me näeme, et meie naabrid, on see Läti või Leedu, täna nende majandus kasvab. Sellepärast, et omal ajal olid vastu võetud õiged otsused. Me ei saa öelda täna, et ainult välistegurite tõttu on meil majanduslangus. Me teame, et see on tingitud eelkõige sisepoliitiliste otsustega. Me teame, et ei ole meil tuleviku perspektiivis mingit potentsiaali ega ressurssi ega lootust saavutada majanduskasvu, kui meil ei ole tagatud energeetika julgeolek. Ehk siis me ei suuda kasutada ressurssi, mis tegelikult meil on olemas. Ja asendame ressurssi ideoloogiaga. Loomulikult ma räägin põlevkivist ja roheideoloogiast. Ja see on see, mida me peame kordama enne valimisi ja me peame suutma seda ka ellu viima peale valimisi, kui inimesed annavad meile vastava usalduse. Täna üheks suuremaks ühiskonna probleemiks on toimetulek. Eesti inimesed vaesuvad. 1/4 Eesti inimestest elavad kas absoluutvaesuses või siis, ja me näeme statistika järgi, et see protsent on ka viimasel ajal kasvanud. Täna on olemas ka siin instrumendid, mida oleks võimalik kasutada selleks, et vähemalt osaliselt probleemi lahendada. Me teame, et tegelikult toiduainete käibemaks on täna kõige kõrgem Eestis võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega. Ainult Taanis on see käibemaks suurem kui Eestis. Me oleme sellest rääkinud mitu aastat, aga see teema on jätkuvalt aktuaalne. Meil on olemas selge arusaam, kuidas peab olema üles ehitatud maksupoliitika. Me teame, et astmeline tulumaks
ei ole ainult õigluse küsimus, vaid ka majandusstabiilsuse küsimus. Kõik tsiviliseeritud ja kõrge majandusega Euroopa riigid on kehtestanud astmelise tulumaksu. Ja selles suunas peab liikuma ka Eesti. Täna me näeme, et praegune valitsus, selle asemel, et pakkuda sisulisi lahendusi, on see majanduspoliitika, on see maksupoliitika, on see energeetikapoliitika või siis toimetulekupoliitika, pakuvad meile vastandumist. Te kindlasti panite tähele, et enne kohalikke valimisi oli võetud strateegiline suund hirmutada nii Keskerakonnaga kui ka Keskerakonna valijatega. Ja isegi seekord oli välja mõeldud nii nimetatud taktiline hääletamine, mis garanteeriks, et Keskerakond Tallinnas ei saavutaks absoluutvõimu. Kahjuks me näeme, et valitsuse erakonnad on väga osavad poliittehnoloogiates, aga me jätkuvalt ei näe lahendusi nendele probleemidele, millega elavad täna Eesti inimesed. Aga vaatamata sellele, Eesti inimesed on suutelised teha valiku sõltumata sellest, kui osavad ja suured on poliittehnoloogia meetmed. Täna me näeme, et see vastandumine on ainuke viis, kuidas Reformierakond soovib võita järgmised Riigikogu valimised. Ma arvan, et see, mida me oleme näinud siin mõni päev tagasi, Veidamani keisis, kuidas inimest rünnati selle eest, et ta lubas endale arvata, võib olla vastuolus mainstreami ideoloogiaga ja kuidas üks erakond aktiivselt, ma isegi ütleksin süsteemselt ja distsiplineeritud, hakkas ründama ühe konkreetse inimese, kelle tegelikult vaimne ja ajupotentsiaal on võib-olla suurem kui mõni erakonna vaimne ja ajupotentsiaal, kelle teened meie riigi eest on suuremad kui mõni terve erakonna teened meie ühiskonna ees, kuidas inimest püütakse tühistada. Ja ma näen siin kaks suurt probleemi. Esimene seisneb selles, et tegelikult me hakkame unustama, mida tähendab sõnavabadus. Ja inimene, kes julgeb midagi arvata, peab alati arvestama ka sellega, et tulevad rünnakud tema suhtes. Ja teine tendents on juba poliitiline. Juba praegu me saame aru, et Reformierakond soovib pakkuda ühiskonnale poliitilises plaanis üles ehitatud kultuurisõda. Selle asemel, et pakkuda lahendusi nii majanduses kui ka toimetuleku küsimustes. Läbikukkunud võim alati otsib sisevaenlasi. Läbikukkunud võim alati pakub vastandumist, kuna ei suuda pakkuda sisulist poliitikat. Miks ma sellest nii pikalt räägin? Meid ootab tänaseks juba mitte väga pikk periood enne Riigikogu valimisi. Ja me peame arvestama nende tendentsidega, mida me näeme. Ja meil oli antud ka väga hea õppetund enne kohalikke valimisi, aga ka pärast kohalikke valimisi. Me näeme, et tänase päevani meie konkurendid, aga ka meediakanalid püüavad mõjutada läbirääkimisi Tallinnas.
me peame sellega arvestama. Me peame arvestama sellega, et Reformierakond hakkab järgmise aasta jooksul meile veel rohkem pakkuma mitte sisulist poliitikat, vaid eelkõige vastandumist. See on nende ainuke instrument selleks, et võita valimised. Me peame seda lahti seletama nii meie valijatele kui ka ühiskonnale tervikuna. Täna see ei tähenda, et lahendused saavad tulla või siis meie sisuline võitlus on võimalik ainult siis, kui me oleme võimul. Juba praegu me peame andma kindla signaali, et praegune poliitika meile ei sobi. Ja juba eile Riigikogu fraktsioon andis sisse umbusalduse Karmen Jolleri vastu, sest me peame näitama ühiskonnale, et selline suhtumine, mida näitab meile valitsus, ei saa olla aktsepteeritud. Ma olen korduvalt kasutanud Jürgen Ligi tsitaati selleks, et näidata, mis on praeguse valitsuse prioriteedid, aga ka väärtusruum. Tuletan seda veel ükskord meelde. Et siis, kui tema käest Riigikogu saalis meie fraktsiooni liige küsis, et kuidas te näete ette, kuidas saab hakkama üks Eesti pere, kus on võib-olla 2 last ja 2 autot, kui tulevad maksutõusud ja on kehtestatud automaks, kuidas see pere keskmise sissetulekuga saab hakkama. Ja tema vastus oli, et see, kuidas hakkama saab üks pere või Eesti inimene, on 3. järguline küsimus. Oluline on see, kuidas saab hakkama riik. Ja see on mitte majanduspoliitika küsimus, see on eelkõige väärtuste küsimus, kui mitte öelda ideoloogia küsimus. Ja nüüd, kui on esitatud umbusaldus Karmen Jollerile, kuna täna tema initsiatiivil riik soovib otsustada, et erivajadustega inimesed peavad maksma rohkem riigi teenuste eest, siis tema vastus on, et Keskerakond esitab umbusalduse selleks, et varjata enda probleeme. Aga minu arvates mitte Keskerakonnal on probleemid, vaid probleemid on tegelikult Reformierakonnal ja nende peamine probleem on just nende väärtusruum. Head erakonnakaaslased, ma alustasin sellest, et ma soovin teid tänada selle suure töö eest, mis oli tehtud. Selleks, et panna kokku valimisnimekirjad, selleks, et teha kampaaniat ilma ressursita. Ma arvan, et Keskerakonna poolt on püstitatud väike rekord, et kuidas peaaegu 0 eelarvega on võimalik teha kampaaniat ainult tänu sellele, et meil on aktiivsed liikmed. Ja just tänu meie aktiivsetele liikmetele meil tekkis ka väike ressurss kampaaniaks ja meil oli ka väikses mahus reklaam, aga me pidime seda läbi mõtlema nii, et see oleks ka nähtav ja mulle tundub, et see meie reklaamkampaania oli ka nähtav. Aga kõik see, mida me nägime internetis või televiisoris, ei ole võrreldav sellega, mida on teinud meie inimesed. Igapäevaselt telkides, sest see on ka meie kõige tugevam külg, et meile on tähtis otse suhtlemine meie valijatega. Ja me näitasime, et me soovime suhelda enda valijatega ja valija soovib suhelda meiega. Suur töö on ära tehtud. See oli väga oluline erakonna jaoks. Aga nüüd me peame leidma motivatsiooni ja jõudu, et teha järgmise sammu. Ja see järgmine samm on Riigikogu valimiste suunas. Märts 2027.
Me peame arvestama sellega, missuguseid meetmeid ja instrumente kasutatakse meie vastu. Me oleme näinud seda enne kohalikke valimisi, näeme ka praegu. See kõik kindlasti tuleb ka enne Riigikogu valimisi. Sellega tuleb arvestada. See on poliitiline normaalsus. Kahjuks täna. Aga ma siiralt usun, et meil on olemas kogemus, kompetentsus ja ka soov järgmised valimised võita. Veel üks kord. Suur tänu teile selle töö eest, mis on tehtud ja võitleme edasi. Aitäh!